glükoosiga liialdamine, süsiveskudega liialdamine on üks suur selle käivitaja. Seda ei ole võimalik millegagi välja ravida, see on keha sisemine põletik erinevatel tasanditel, mitokondrid, erinevad keharakud on haiged, paisunud, rasvunud. Me ei pruugi üldse sellest aru saada, et sa võid olla kõhn aga kui su kolesterol on natuke kõrgem, kui su kusihape on kõrgem, kui su veresuhkur on piiripealne, kui taas sul on haigused, mis räägivad võimalikust insuliiniresistentsusest, migreen, näiteks luu hõrenemine, depressioon, ärevus, menstruaaltsükli häired, PCOS, libido langus, kõrgenenud vererõhk ja nii edasi. See kõik juba räägib sellest, et sinu kehas juba protsessid päris pikalt olnud ja ka neid on võimalik tagasi pöörata. Ainuüksi juba siis teadlikkusega oma toidulaua peal. Toid ja ülejäänud ikkagi. Ja kõik asjad loomulikult, just. Ja kõik on kõigega seotud. Just. Et ühe kaardi peal isegi kaardimaja ei seisa, aga elus ükski maja kaalu võib langetada näiteks ketogeense toitumise abil, seda me teame, et isegi pingutamata, et ei pea isegi jõusaalis käima. Aga kui sa lisad sinna veel elustiili sekkumist, see töötab jõudsalt. Naiste jutud. Armsad naistejuttude sõbrad, täna me räägime magusa isust. Ja see ei ole mitte üks kerge ja magus teema, vaid väga tõsine kehakaalu ja tervise mõjutaja ja meie vanandaja ja paljude probleemide allikas. Lihtsalt me ei tea, millest see tuleb ja me ei tea, mis selle vastu aitab. Aga minu saatekülaline teab seda super hästi. Mina olen Kristiina Roodes ja mul on külas üks ekspert ja asjatundja, kelle nõuandeid mina juba aastaid hea meelega loen ja jälgin. Tere tulemast ennetava meditsiini arst, doktor Sergei Saadi. Tere Kristiina, väga meeldiv. Ja kutsusin sind siia just sellepärast, et mulle meeldib, kui eluterve ja looduslähedane on sageli sinu vaatenurk ja nõuannete kompleks, mida sa inimestega jagad. Miks sind just see ennetav meditsiin tõmbab? Ennetav meditsiin veidi erineb klassikalisest lähenemisest, mida me kohtame tavaliselt, kui me oleme haiged. Ja kui me oleme haiged, siis arstil või muul tervishoiuspetsialistil ei olegi muud varianti, kui meid ravida. Ravida muidugi võib erinevat moodi, võib tablettidega, võib taimedega, võib hea sõnaga, millegi muuga. Aga selleks, et seda haigust ei tekiks, selleks, et inimesed elaksid kaua ja et nad ei tuleks, ei otsiks seda abi, nii nagu mul on ette tulnud oma karjääri jooksul päris palju selliseid patsiente, keda ma ei saanud välja ravida, kellel ongi olnud kroonilisi haigusi ja tegelikult nende peale mõeldes või nende tervise peale mõeldes, sellele strateegiale mõeldes, alati tekkis ja siiani ka tekib mõte, et kus see inimene oli, kus see arst oli esimene, kes seda inimest nägi 10-20 aastat tagasi, kui tal veel sellist suurt haigust ei ole veel tekkinud. Kui oli selline eelhaigus või väike haigus, juba mingid sümptomid, hästi väiksed muutused vereproovides ja siis oli võimalik veel seda ennetavat osa rakendada. Ja see ongi see peamine mõte, mis mind siiani kütab et selleks, et inimesi aidata, et ma ei taha näha haigeid inimesi. Ma tahan näha terveid inimesi, elujõulisi, kellel on palju mida teha, kes jaksavad seda teha, kellel ei ole 10 tabletti pihus, nii et ja kõik sellele taandub. Just ja elustiili muutuste abil on tegelikult väga palju võimalik ennast ravida. Mulle näiteks meeldis, kui sa ütlesid, et lihtne päikesevalgus on ju väga suur ravimine ja edasi. Aga kui me nüüd läheme, ma saan aru, et see on natuke üldistus ka, sest terviseriskidel on palju põhjuseid. Kui suur probleemide allikas on suhkur? Suur, nii nagu tegelikult iga muu kahjulik tegur meie elus, lihtsalt paljusid asju me veel ei teadvusta, me ei tea täpselt suhkru kohta, me teame päris palju. Ja inimesed nii
palju suhkruid ja üldse süsivesikuid ei ole oma ajaloos kunagi söönud ja seda on evolutsiooniline bioloogia siis kinnitanud. Ja meie eesmärk harida inimesi selleks, et kas või ükshaaval neid kahjulikke tegureid vähendada ja nende elustiili muuta ja tervist parandada. Ja suhkrust ma ei räägi ainult sellest valgest suhkrust, mida me kasutame, mida me tee sisse või kohvi sisse paneme. Kõik võimalikud töödeldud süsivesikud, see võib ka olla pasta ja puder ja igasugused tervislikud, kodused moosid ja mahlad aga ka pannkoogid ja jogurtid, kohukesed, šokolaad. See kõik on, kui mitte päris 100% suhkur, vaid ikkagi üsna korralik töödeldud süsivesik. Nii et aga sellest meie kehas saab glükoos ja juba glükoos edaspidi avaldab negatiivset mõju meie tervisele erinevates kontekstides ja aspektides. Aga oluline on siit praegu kinni võtta sellest, et hästi paljud inimesed, kaasa arvatud mina ise, ma olen paras maiasmokk olnud elu jooksul, poevad selle taha, et aga kõik ju teevad, et meil on alati nii tehtud, aga Sergei ütles praegu, mitte kunagi ajaloos ei ole inimesed vuhminud sellises koguses süsivesikuid ja suhkrut sisse. See on enneolematu ja just selle enneolematu seisundi tõttu me ei saa kuidagi öelda, et see on normaalne või tavaline või et meie tervis sellele vastu peab, sest et nagu ma saan aru, siis ega väga hästi ju ei pea. Jah, sul on õigus ja siin taas tuleb võtta arvesse kõiki muid tegureid, mis meid ümbritsevad ja täpselt samamoodi nagu see sama sinine valgus, mis meil praegu paistab ja see elektrikogus, mis meie ümber ja see, et keskmine inimene viibib praegu 25 minutit õues ja ülejäänud aeg päeva jooksul, ülejäänud aeg on siis sisetingimustes. See kõik ka mõjutab seda, kuidas meie keha süsivesikuid ja suhkrut töötleb. Et ka kuidas samaga, et kui palju sa trenni teed, taas kui palju sa oled päikest saanud täna infrapunavalgust või UVA, UVB valgust, see kõik mõjutab glükoosi ainevahetust. Nii et siin tõesti lihtsalt see süsteem on nii keeruline, inimese keha on niivõrd keeruline ja loodus on kõike nii suure hoolega kokku pannud selleks, et me saaksime 100 aastani elada ja me oleme ise paranev mehhanism. Lihtsalt vaata, võib võrrelda näiteks autoga, et sa oma auto jaoks tahaksid ikkagi kõige paremat kütust ja enam-vähem head hooldust ja et neid mingi tasandusosad oleksid ka kvaliteetsed ja täpselt sama asi siin, et meie peamine kütus ongi toit ja kui me sooviks, et meie mootor töötaks hästi, et me ei vajaks iga 2 kuu tagant remonti, vaid ma ei tea, kord 10 aasta tagant või 50 aasta tagant ainult, siis see kütus peab olema kvaliteetne. Ja suhkrust süsivesikutest, mida meile peale surutakse, millest praegu sai selline kultus juba, et kõik need Itaalia restoraanid ja risotod ja pastad ja tiramissud ja kõik muud ühesõnaga süsivesikute allikad, lihtsuhkrute allikad, et see on lihtsalt üks suur pomm. See juba plahvatas ja plahvatab igapäevaselt. Me näeme ka koolides ja siiani ja ütleme nii kõik laste mingi pühad ja mis tahes tulevad jõulud varsti. Mida me sööme jõulud? Kindlasti üks suur kook ka, aga sellele eelnevad veel mitu päeva. Igal pool on kommid, piparkoogid, mandariinid, küpsised. Just, ja siis veel mitu nädalat pärast seda, see vaene keha üritab kogu sellest asjast lahti saada. Siis veel mingi sünnipäev ja siis veel ja veel ja veel. Me lihtsalt ise ei saa aru, kui palju seda kuhjub. Ma mõtlen, et vaene laps, nendel on eriti raske, see kurikaval päkapiku närakas tassib talle igal hommik kommi sinna sussi sisse, ehk hommik algab suhkrupommiga ja nii kogu päev ja siis jõuluvana sealt kotist tuleb ka välja suur kommihunnik ja kõik kohad on kommidega kaetud. Katsus hakkama saada, ükski laps ei saa hakkama, ükski täiskasvanu ka ei saa. Aga räägi arsti, ma tean, et seda on keerulisem seletada, aga katsu lihtsalt seletada, mis meie kehas juhtub, kui seda suhkurt seal korraga on nii palju?
Üks peamisi keha vananemise mehhanisme on glükeerimine või glükatsioon. See on selline mehhanism, mille käigus glükoos kinnitub erinevate raku struktuuride külge, aga ka näiteks veresoonte